Hei, hei, armas Sepp. Tere, Kaia! Nii põnev on olla jälle siin. Mitmes live see meil juba on? Pane salvestama ka. Jaa, paneme salvestama ka. Õige. Mingid tähtsad klõpsud on ju. Jah, hea, kui on mitu silma. Tere, Kaia! Tere, Epp. Võtsid mu korraks sõnatuks? Jah, tore sind näha jälle. Jaa. Oleme Täna me siin. räägime proovimise ja otsimise jaksamisest. Epp, see vist on üks sinu selliseid kõnetavamaid teemasid. Ma saan aru, kui me panime seda programmi raamistikku justkui kokku, neid teemasid, mida me tunneme, mis meid ennast on nagu kõnetanud ja puudutanud, siis miks see sinu jaoks nii oluline teema on olnud? Selles mõttes, et üllatus, ma arvan, et kuna meil on nii-öelda neljas, eks ju, minivebinar, siis kuna ma arvan, esimene oli hästi tähtis teema, siis teine oli veel tähtsam teema, kolmas oli veel tähtsam, ma arvan, nüüd on kõige tähtsam teema. Ehk tegelikult ma arvan sellest, et tegelikult ju see proovimine ja jaksamine ja julgemine ja katsetamine ja liikumine, et mõnes mõttes võiks öelda, et see on ju kogu, ma võiks öelda, et ma arvan, see on kese. Okei, vale öelda, et see on jälle selles mõttes natuke muna ja kana, et ma arvan, see on jälle see, et muna ja kana küsimus, et kumb on enne. Aga mulle tundub, sellest tänasest teemast sõltub nii-öelda, mis saab. Sest hästi lihtne on ju nii-öelda proovida korraks või ongi seesama asi, et ma saan aru, et mul on probleem. Ma võib-olla proovin midagi, siis ma olen nii-öelda kohe kriitiline ja kohe otsustan ära, mis tähendab, et ma ei tee enam. Eks ju, ja siis ma võin tegelikult 100 korda nii-öelda proovida, aga tegelikult küsimus on see, et kust tuleb see, ikkagi me vajame, et mõnes mõttes ikkagi iga tegemine on töö, selles mõttes on ka jälle selline mõte sellest nagu sõnast töö maha, see on mingi tööl käimine, vaid tegelikult see, et ma hambaid pesen, on ka töö tegemine, eks. Et tegelikult, et mingi asi toimiks, on ikkagi vaja mingit energiat sinna panustada. Ja kui me võtame nii-öelda töö tegemine nagu energia panustamine, siis mõnes mõttes, et miks ma arvan, et on tähtis kogu selles meie nagu teemas see jaksamise hoidmine, selle teadvustamine on see, et siis ma näen seda, et see on see koht, kus koha peal seda tuge ei anta. Et tehakse hästi palju nagu toetuslikku survestamist, nagu seesama näiteks seesama lähenemine, see 21 päeva väidetavalt, eks ju, tekib uus harjumus. Vähemalt minu puhul see ei tööta. Ja sellisel juhul ta võib jääda hästi tuimaks tegemiseks, et lihtsalt mingi küsimus on mingis 21 päevas, et see ei ole nagu loomulik tegelikult, eks ju. Et sellisel juhul ei teki kusagilt ikkagi seda sisemist kütust selle tegemise jaoks ja seetõttu see jaksamine on küsimus, kust tuleb see kestlik jätkusuutlik jaks, mis tähendab, et ühesõnaga, kui ma panen energiat sisse, mul peab tulema kusagilt, mingi asi peab seda motivatsiooni nagu ülal hoidma. Eks ju, ja seetõttu nii-öelda, et mul kõik need struktuurid, 21 päeva või mingisugused asjad on nagu, ta on nagu mingi koha pealt struktuur, aga tegelikult ühel hetkel see struktuur peab liikuma minu sisse. Või näiteks, kui ma mõtlesin täna selle teema peale, et mõnes mõttes võiks öelda, et on nagu kaks põhjust, miks me üldse hakkame midagi tegema. Üks on see, et meil on ahvatlev tulevik ja me läheme millegi suunas, mida me tahame. Aga mulle tundus, et see ei pruugi, ühesõnaga, see on üks asi, kus me tihtipeale hakkame liikuma ja neid ahvatleva tuleviku muutuseid on hästi palju meil vaja. Sest siis me saame tõestada, see on üks viis tõestada, et tahte korral ma suudangi muuta ja see on see, mida enamus inimesed on teinud. Siin on üks sõbranna, kes valmistub pulmaks ja tal on vaja 6 nädala pärast ühte kleiti mahtuda. Ja nüüd pumm on samamoodi järsku on võimalik kõike teha, eks. Aga see ei ole jätkusuutlik, sest pulmad saavad tehtud. Ja sellisel juhul ei ole nii-öelda seda, see on nagu hea näide sellest, et seal ei ole seda, sama asi ma võin näoga tegeleda, mul ongi, ma ei taha olla, ma tahan seal pulmas või fotograafi juures või kuhu iganes ma kohtingul või mis iganes asi see on, et ma tahaks näha hea välja. Aga siis, kui on probleem, on see, et kui meil see põhjus on nii konkreetne, et on kuupäevaline, samamoodi on see 21 päeva harjumuse teke, ongi see, et 21 päeva saab läbi ja nüüd ma arvan, et see on autopiloodis, et ma teen neid asju, et see ei käi nii tegelikult, eks ju, ja seetõttu mulle tundub, et see nagu hästi konkreetse ürituspõhine ahvatlev tulevik on nagu lühikeste jalgadega põhjus. Kui see saab läbi, siis mul ei ole kusagil seda energiat võtta enam, nii-öelda tanklat ei ole, eks ole. Ja seetõttu on vaja, et kuidagimoodi see põhjus peab kolima minu sisse. Küll aga, miks ma ei taha kuidagimoodi seda kahandada, on see, et need annavad eduelamuse.
et ongi võimalik nii kiiresti, ma saangi mõjutada, kui ma teen mingisuguseid teisi valikuid nagu oma, noh, selles mõttes nende, ma isegi ei taha seda ma küsin, no tihtipeale tundub, küsimus ei ole harjumustes, küsimus on tegelikult nagu mõtlemise muutmises iseendast ja oma suhtest eluga. Et mulle tundub, et see on ja seetõttu nii-öelda see läheb see põhjus, miks ma seda teen, et ühelt poolt probleem käivitab, aga mingi põhjus peab ikkagi seda ja mina ikkagi usun, et ainus jätkusuutlik põhjus, et kui asjad algavad probleemist, aga nagu jätkumise jõud on armastus. Ja seetõttu, kui see pulm ei moondu ümber iseenda armastamiseks, et issakene, et ma saangi enda eest hoolitseda sellisel kujul. Saad aru, et ta nagu, ja sellisel juhul ta nii-öelda kukub maha, sest pulma ei ole, et sellisel ma vajan kogu aeg mingit pulmasid, eks ju, mille pärast enda eest hoolt kanda. Aga et mulle tundub, et see nagu probleemi põhisus vajab, ühelt poolt probleemi põhisus vajab eduelamust. Ma pean edukas olema kuidagimoodi selles pingutuses. Ja sellisel juhul ta peab muunduma ikkagi selliseks nagu püsivaks nagu armastamiseks. Ja sealt tuleb, mulle tundub see jaksamine, viitsimine, ongi see sama asi, et ongi see, et ma saan aru küll, et minuks on ka ikkagi vahepeal unistus, ma lihtsalt otsustan, et minuks on see vett, et ma ei pese hambaid ühe õhtu. Aga küsimus on see, et kui tihti ma seda teen, et kas see on mul mingi 2 korda aastas ongi mingisugune just nagu tunne nagu mingit keelatud viljasööks või on see, noh, et saad aru, et kumbat pidi see nagu käib, et kas nii-öelda see hammaste pesu surumine on just nagu pingutus või vastupidi see surumine, et ma ei pese. Ja siis see nagu on just nagu, et see ei tundunud naljaka, eks see lapsik näide mõnes mõttes, aga et jah, et ta peab muutuma nagu, mulle tundub, et seal on see trikk ja see on see, miks ta on hästi tähtis ja mulle tundub, see on see, mis on see probleem, millega nagu ei tegeleta. Ja võib-olla see on see, mis ma tundub, et ma tahaksin õudselt rõhutada, mida ma arvan, me teeme nagu erinevalt või mida mina tahan tuua, on see, et kuna mina hästi palju räägin sellest, sest mulle tundub, et paljud programmid eeldavad, et inimesed on täiskasvanud, nad peavad ise leidma motivatsiooni, nad on suured inimesed, me ei tee siin mingit lasteaeda. Ja no on jälle see koht, eks ju, aga me vajame nagu seda raskuse, me oleme inimesed kõik. Et nii-öelda tegelikult, ja see on see, mida ma tahan aidata mõista, et mis asi see jaksamise energia on, et kuidas leida seda jaksamise energiat ja kuidas teha rahu enda või vahepeal on nagu seesama asi, et kui seda suitsetamist maha jätta, siis vahepeal ongi vaja seda iga päev teha. Iga päev alustada. Et täpselt samamoodi ongi see, et kui ma ei ole harjunud midagi tegema, siis on vaja nagu, hakkadki iga päev on esimene kord. Aga mitte ei anna endale peksa seda, et ma pole 21 päeva teinud, vaid kogu aeg nagu, aga ma nagu järjekindlalt alustan vähemalt. Ja ühel hetkel ta muutub nii-öelda, et ma nagu hakkan oskama seda. Ja tegelikult ma arvan, et seal on nagu see jaksamiseks on nagu oskamist vaja. Et eriti, kui on inimesed, kes elavad selles viitsimisse põgenemises. Ma ei viitsi, et kuidagi tundub eesti keeles hästi paha sõna on see viitsimine. Et üks etapp on minuks, soovitan seda sõna lihtsalt mitte kasutada. Ütle, et ma olen väsinud, et ongi see, et praegust ei saa, aga mitte sõna viitsimine. Et ma nagu põgenen ära sellesse ebamugavusse nagu, aga ma arvan, et see on oskus ja ma arvan, et seda oskust peab treenima. Väga ilusti öeldud selles mõttes, et mina näen sellist, kuidas ma ütlen, mul siit nii palju nagu neid nuppe nagu trigerdas praegu mul endal mingisugused mõttekäiku, mida ma enne juba proovisin nii-öelda enda jaoks lahti mõtestada, kui me tulime ja täna kohtusime ja üks selliseid võib-olla natukene selliseid huvitavaid nagu mõttekohti on tegelikult see, et kas suure muutuse saamise jaoks on üldse vaja teha suuri muutusi või tuleb tegelikult see suur muutus sellest, et sa teed palju või nii-öelda ohtralt pisikesi enda heaks sammukesi. Et kumba moodi sul siis nagu kiiremini see muutus tuleb, et kas nagu niimoodi üleöö kõik püüad ümber teha ja siis pead hakkama seda üleöö ime suurt muutust nagu hoidma. Tehakse meil ju ägedaid muutumissaateidki, on ju, et kus sa terve elu oled olnud mingisuguse sellise teatud elustiili, harjumust, enesehoole sellist, issand, kui ilus linnukene mul siin akna taga praegu oli. Kevad on käes. Milline värvide mäng see oli praegu, et tehakse nagu järsku sind hästi teistsuguseks ja mis siis saama hakkab, et kas sa siis nüüd oled see,
kelleks sind tehti kohe nii-öelda justkui sul põhimõtteliselt justkui oleks nagu mask ette pandud, nagu see maskis lauljad praegu on ja saated. Mask pannakse ette, kas sa siis nüüd oled see, kes sellest maskist nii-öelda meile välja paistab, siis see tehti justkui hetkega nagu korda või teistsuguseks, on ju. Või sa oled ikkagi see, kes seal sees on ju. Et selline päris huvitav on ju, et kuhu sa nagu jõuad. Et kas see võib-olla nüüd hoopis niimoodi, et see välimus tegelikult vastab sellele, kes sa hinges olla tahaksid. Aga nüüd on jälle just nimelt see oskuste baas, et kas sa oskad olla seal, kuhu sind nüüd pandi. Et vaata, kui palju põnevaid selliseid filmegi tehakse, kus vanasti olid need seebikad lastena, olid need agulitüdrukud sattusid äkki kuskile väga peenesse nii-öelda lugupeetud, välja peetud sellistesse seltskondadesse, ja kuidas nad tegelikult ei matchinud sinna oma kuidagi harjumuste, käitumustega sisse ja kuidas seda siis nagu naeruvääristati lausa ja nii edasi. Ehk siis just nimelt minu meelest ka see oskuste pool tegelikult selle kuvandi juures, selle pildi juures, nende unistuste juures, kuhu sa minna tahad, see tegelikult on kriitiline nagu, et need oleksid ka paigas, et nendega ka nagu tegeleb, mitte lihtsalt ei unista või ei proovi. On ju? Et tegelikult see oskuste pagas on hästi oluline ja ma enda klientide peal või enda nagu nii-öelda nende kogemuslugude pealt, millega ma kokku puutun, ma väga palju näen ikkagi seda, et need pisikesed järjepidevad sammukesed kannavad rohkem. Et kas või võttes konsultatsioonid, et räägime klientidega, et millised nende senised harjumused on nagu olnud ja kui ma tegelikult nii-öelda oma teadmiste põhjalt jõuan ja kogemuste põhjalt selleni, et okei, et siin on päris palju, millega tegeleda. Justkui, et sa saad aru, et tegelikult see on päris pikk teekond, aga see kõik nagu korraga nagu kandikule pannes, et mille kõigega sa pead tegelema, et see võib olla niivõrd hirmutav kogemus, et tunne on see, et inimene, kelle jaoks on nagu öö ja päev, et siis sa vaatad nagu otsa sellele tapikene, et ma ei või süüa seda, mida ma olen harjunud 20 aastat hommikusöögiks sööma, ma ei oskagi midagi muud teha. Selles mõttes või kuidagi nagu, et nagu ma ei tea, et mul võib muudest asjadest võib-olla ole kõht täis või ma ei saa sellist energiatki või midagi, et tema jaoks on nagu täiesti pea peale panemine või see, et kuidas ta on harjunud oma õhtuid veetma ja lõõgastuma, tegelikult võib olla põhjuseks, miks ta öösiti ei maga. Et aga ta ei tea seda veel täna ja kui hakata sellest nagu rääkima, sellega nagu tegelema ja saama aru, et ma pean terve elu ümber tegema ja siis tundub see kõik nii korraga, et see on üks põhjus võib-olla, miks tuleks võtta ette nagu just nimelt see teekond, et natukene hakata nagu neid sammukesi hakkima väiksemateks, pisemateks ja kas või siis, kui seadki, et võtta okei, et see toitumise pool või see nahaharjumuste pool on nii-öelda pea peal ja tundub, et hommikul, õhtul, päeval, mis iganes asjad, kõik on palju, et aga hakkame äkki siis hommikust peale, teeme selle hommiku korda. On ju? Ja siis hakkame edasi minema mingite asjadega ka. Et see on ka võib-olla mõttekoht, kuhu poole nagu vaadata. Ma arvan, see on selles mõttes see on jälle, et võib-olla see muutumine on näiteks hästi nagu selline huvitav sõna, eks ju, ja ongi, et miks on nagu vahepeal on, et seesama, miks ma tõin selle nagu näide, et seesama pulma näide, neid pulmasid on selles mõttes vaja või neid mingisuguseid, vahet pole, et sul on esinemine või miski, sest me peame treenima proovimist. Ma arvan, proovimise võhma on vaja. Mina kasutan hästi palju sõna võhm, et tegelikult meil on võhma vaja ja ma arvan, seda üldse ei teadvustata, et meil on tegelikult elamise võhma vaja, et me räägime hästi palju spordis, ainult võhmas, mingi jooksmises. Ja tegelikult meil on vaja samamoodi, kui ma õpetan näiteks esinemist. Küsimus on, kui palju sul esinemisvõhma on. Võib-olla mõnel inimesel algus 30 sekundit. Aga kui tema hakkab tegema 5 minutit ettekandeid, siis ta väsibki ära. Tal on vaja harjutada 30 sekundit, et võhm saaks üldse kasvada. Ja ma arvan, et meil on enesehoolitsus vaja ka võhma. Samamoodi on näiteks seesama, et sul on vaja hambapesuks, kui ma olen harjunud 20 sekundit pesema hambaid ja ideaal on jõuda minutini, see on 5 korda rohkem ja selleks on vaja võhma, eks ju, ja see on nagu see, kus me nii-öelda treenime. Aga mis ma siin täna mõtlesin ka on, et see on nüüd jälle ongi selles mõttes, et üks liht on nagu sugarcoat ida, et teha nagu lihtsamaks, et see ongi see, et me ei tee reaalselt, kui me tunneme, et asi on keeruline. See on nüüd ühesõnaga, see on nagu see, mis on see paradoks. Me ei saa teha midagi, mis me tajume, et on keeruline ja seetõttu on vaja teha see, aga see on nüüd oluline, et mina arvan, et ei ole vaja lihtsustada seda tervikut, et ma ei tea, enesehoolitsus on väga lihtne, see reaalsus on see, et seal ongi palju
et duši all käimine ka tegelikult väga palju asi, et kui sa tead, sul on näiteks käsi katki olnud või oledki haige, siis sa tead, kui tohutult kurnav asi võib olla duši all käimine. Et seetõttu duši all käimine on lihtne ainult siis, kui sa oled heas vormis. Ja kui sul on oskus olemas, eks ju. Nii, ja siis on nagu, ja mis tähendab, et tegelikult see, mis meil on vaja teha, meil on vaja järgmine hetk, meil on see praegune samm vaja teha lihtsaks. Aga see ei tähenda seda, et see asi tervik on vaja muuta nagu titekaks, mida mulle vahel tundub, et liiga palju tehtakse. Ja seetõttu on nagu ka see, et see on jälle see, et nagu, et ja loomulikult ongi, et see proovimise etapis on vaja nagu tee midagi. Mina ütlen seda, et tee midagi, kui sa pole midagi teinud, siis tee midagigi teistmoodi. Et täpselt sama, et ära jäta seda filmi õhtul vaatamata, aga vaata nagu, et õpi niimoodi, et ma julgeksin panna selle poole pealt kinni. Et nagu nii-öelda anna luba jätkata homme näiteks, eks ju, et tee midagigi, et sa üldsegi õpiksid, et mõnes mõttes on 3 elementi, tunne oma mustreid, eks ju, ja siis on nagu nii-öelda nihestama märkama mustreid ja siis on nagu põhiliselt vaja muuta oma mustreid, aga seda vajagi nihestada natukene. Aga kui ma päris aus olen, siis kõik minu muutused tulevad radikaalsest muutumisest. Ja sellepärast on need radikaalsed kuurid on tegelikult see, kus toimub ikkagi muutus, et kus ma tegelikult pean kinni, ma tean, et see nädal aega, kõik mingid, ma arvan, et mina õppisin oma keha tundma sellest, kui ma tegin mingi esimese nagu mingi puhastuskuure, kus ma järsku kogesin seda, kuidas ma olen isude ohver. Ja selline puhastus, mis ei ole baast, vaid kus sa sööd kogu aeg ja hommikul ärkan, ma tunnen, kuidas mu keha karjub mu peale, kui sa mulle kohe süüa ei anna, siis ma suren ära. Ja siis ma järsku sain aru, et oota, aga ma olen ju söönud. Et see ei ole, vaata, ma ei ole paastus. Ja siis ma sain aru, et milline, nagu, siis ma esimest korda kuulsin oma seda keha nagu sõltlast. Ja siis ma sain aru, et ei, ma ei ela enam sõltlasena. Või samamoodi on mingisugused, et ma ei tea, mingid juustemaskid või nagu näod, ja kui sa järsku koged, et kui sa nagu tugevalt boostid oma nagu seda, ma arvan, minu kõige esimene kogemus oli küüntekuuriga. Ma arvasin, no hea küll, et ma siis teen ära mingi 2-nädalase, ka mingi küüneseerumi kuur ja siis järsku elu muutus. Nagu selles mõttes ma saan aru, ma nägin nagu esimest korda, et ongi, et sa saad nagu ühelt poolt on ta selline tugev ja sellisel juhul ja need on andnud minu jaoks nagu selle jaksu. Ühelt poolt ongi see, et ma õpin selle käigus ja ma treenin reaalselt ja pluss ma näen muutust ja ma järsku saan aru, et ma just nagu vabastaksin oma keha. Mina olen kogenud alati nende kuuride taga ja järsku või ma ei tea, et ongi, ma siin mõned aastad tagasi muutsin täielikult oma toitumist. Ja kus läks radikaalse, mis tähendab, kõik ongi hästi ebamugav alguses. Ja seetõttu on nagu see, ja sellisel juhul küsimus ei ole see, et ma ei tea, et kui ma saan aru, et ma ei söö köögivilju piisavalt, siis ma saan aru, et issa, ma ei oska isegi süüa teha. Ja see ongi, et ma hakkan õppima. Aga küsimus ei ole see, et mul on vaja teha, aga see õppimist ma oskan teha. Et lõpuks on täpselt, ma porgandid oskan koorida, eks ju. Et ma teen selle järgmise sammu lihtsaks, aga selleks, et toimuks see nagu radikaalne enesehoolitsus või armastuse muutus, vahepeal on seda nagu radikaalset nagu fookust vaja siiski. Ja see on jälle see koht, et ma arvan, et aga seda ma õpin ainult siis, kui ma neid väikseid proovimisi teen, et ma saan aru, et ahah, et saab teha ja seetõttu ma ei pane, et kas üks või teine. See on alati mitte muutumisprotsess, see on saamise protsess ja samamoodi see õudselt hea näide, see totaalsed muutumised. Et nii kaua, kui ma mõtlen, et mind tehti selliseks. Sama, et kui see tuleb, ma ei tea, meie programmi, et Epp ja Kaia käskisid. Nii kaua on siiski nagu, et see peab muutuma suhteks. Meie saame anda ideid, nippe, julgustust, tuge. Aga sina oled võrdne partner ja küsimus ei ole, ma ütlen sulle, et sina siin ise vastutad enda eest, et ma nagu nii-öelda elan kaasa, aga tegelikult meil on vaja, ma arvan, nii neid selliseid lühiajalisi proovimisi, aga kusagilt maalt on vaja teha otsus nüüd. Ja ongi nii, et nüüd 1. aprillist ma nüüd proovin midagi uut või ma avastan midagi uut ja teine asi, mida ma näen, paljud inimesed ei tee, et nad kritiseerivad nippe, nad mitte ei varasta nippe. Vaid nad kohe tahavad, tänapäeval on see kuulus lause, aga kus see garantii on ja kus see tõestus on? Mul oli just siin, olen sõbrannak, kes küsis, et see on hästi selline natuke ärev. Siis küsib, et kas alati saab loota interneti peale, kui sa uutes kohtades oled. Mu vastus on mitte kunagi. Ja täpselt sama, kui keegi annab mulle mingi nipi ja mina kogu aeg nagu kasutan mingeid uusi nippe. Ja see ongi, mõni ei tööta, mõni ei töötab, aga ma ei saa ette kritiseerida neid. Või ongi selline... Et seetõttu mulle vahel tundub, et ikkagi et on selline huvitav nagu radikaalsuse mäng, aga jah, see nagu proovimise võhm on, ma arvan, vaja. Ja mulle tundub tihtipeale rohkem teadvustamise küsimus, kui jääda nendesse tehnikatesse kinni. Mingitesse ongi, ja samamoodi 21 võivad olla päevad, aga mina ütlen, aga tee kõigepealt 3 päeva. Ja vahel mulle tundub isegi, kui ma näen oma klientide peal, see muutus tekib sellest, et see muutub oluline, muuta see oluliseks, mitte küsimus ei ole nendes päevade hulgas.
et ühel hetkel on see, et ma lihtsalt ei jäta tegemata. On nagu ja ma ütlen ja ikkagi hoolimise ja armastuse jõudu minu meelest see, mis peab tekkima sinna selleks nagu energiaallikaks mõnes mõttes. Aga ikkagi lähtekoht on mingi viha, et persse. Teised saavad ja äkki mina saan ka ikkagi. Et ikkagi, mis on mingi naljakas, eks, et ühelt poolt mulle tundub, et see tõuge peab olema mingisugune, et mul peab tekkima, ühelt poolt peab tekkima taju, et mul on probleem ja mul peab tekkima nagu mingi usk, et äkki saab, äkki ma ei ole vana. Et äkki küsimus ei ole vanuses, vaid äkki saab midagi teha. Ja siis ühel hetkel see, mõnes mõttes on nagu viha energia, et mul peab tekkima nagu mina nimetan, see on kõrini energia ja mul peab kõrini saama. Nui 4, ma siis nagu lähen ja talun ära selle, aga seda ühel hetkel peab muunduma armastuse energiaks, mis tähendab, et mingi edu peab tekkima. Ja see on see, mida mul tundub, meie nagu saame toetada, teadvustada seda, et kuidas seda ühelt poolt hoida ja mis need variandid üldsegi on ja kuidas avastada seda, kuidas ma käin. Mina näen oma töös sageli seda, et seda võhma ei ole. Just, Mis see võhm on? Võib-olla ma räägin korraks veel enda vaatenurgast, kuidas mina näen üldse, mis asi see võhm on. Sest see võhm on hästi äge sõna tegelikult, minu meelest annab sellise mõnusa aktsendi sellele olemusele. Aga inimestel ei ole võhma ja mis see võhm siis tähendab? Minu silmis on see võhm energia. Energia, sõna otseses mõttes kõige puhtamas kujus. Energia on see sinu nagu nii vaimsel kui ka füüsilisel tasandil nagu see, mis pärast nagu välja saab tulla. Kui sul energiat ei ole, siis sul tegelikult ei tule midagi välja. Et auto ka ei sõida, kui tal kütust ei ole. Et see on see niipidi nagu justkui see energia, see võhmaallikas auto jaoks. Mis on võhmaallikas sinu naha jaoks, sinu välimuse jaoks ja sinu enesetunde jaoks, on tegelikult toitained. Ehk siis vitamiinid, mineraalained, antioksüdandid ja nii edasi ja seda nii naha seisukohast kui ka keha nagu toimimise mõttes. Et siin ma ei räägi sellest, et see on justkui nagu toit lihtsalt, et toit, kui nagu räägitakse makrodest, on ju meil rasvadest. Ja just öelda, et küsimus see ei ole ainult kalor. Ja just, et see ei ole nagu see, on ju, et kuidas energia liigub, et milline on see hüdratsioon, on ju. Nahal samamoodi, et kui sa oled 2/3 sinu kehast on vesi, siis selleks, et toitained, kui nagu nii-öelda tähed näiteks, on ju, sisuliselt raamatus, selleks, et nad saaksid voolata, on vaja vett üldse. Et selleks, et sinu veri voolaks, toitained liikuvad oleks, peab verel olema teatud viskoossus selline, nagu nii-öelda, ta ei tohi olla liiga paks, on ju, et selleks, et ta üldse liikuda saaks, on jälle hüdratsiooniga seotud. Ehk siis tegelikult on see, et sul täna võhma ei ole, kui sa tunned, et tundub huvitav, aga ma tegelikult, ma ei jõua sellega nagu tegeleda, siis tegelikult nüüd on nagu see koht, et stopp. Miks sa ei jõua? Kui sa täna arvad, et sa ei jõua, sa ei suuda, see ei ole see, siis tegelikult ütlegi endale, võt stopp, nüüd peata see mõte ära. Ja miks sa ei jõua? See on just minu meelest kõige tugevam indikaator selle kohta, et kui sa tunned mingisugust nagu varjatud plokki, et ma praegu ei saa, ma ei taha, ei ole õige aeg ja nii edasi, siis tegelikult see just nimelt on õige aeg. Sellepärast, et sinu keha küsib seda mugavustsoonist välja tõstmist. Ja kui sa seda ei tee, siis sa vindud edasi. Nagu sussutad vaikselt nagu niimoodi, aga mingisugust seda suurt nagu sära, energiat, jõudu, võt just nimelt seda jaksamist nagu niimoodi, mis tuleb selle nagu entusiastlikult. Seda tegelikult ei tulegi. Sellepärast, et seda energiat ei ole, seda võhma ei ole. Seda treenima vaja hakata, on ju. Aga see treeni aluseks on ka mingid reeglid. Sellepärast, et energiat ei ole meie kehas üldiselt sellepärast, et meil on liiga palju stressi. Meid ümbritseb ja meie sees on liiga palju toksiine. Ja meil puuduvad ressursid reaalselt selle kõige pasaga tegeleda. See on vaja nagu ümber pöörata, aga seal on nagu tegelikult üsna konkreetsed lihtsad sammud. Pisikesed sammud, natukene seda, natukene seda, natukene seda tuleb hoida, seda natukesi kõike ja see toob kaasa selle suure muutuse. Ehk siis see suur pilt läheb kokku väikestest tükikestest. Ehk siis sul ei ole vaja karta, et sa ei jaksa, sa ei jõua. Sellepärast, et iga tükikene, mida sa nagu oma elus ümber keerad nagu selleks heaks pooleks, iga see tükik hakkab sulle võhma juurde andma.
ja niimoodi see võhm hakkab kasvama. See on nagu armastus laste vastu, on ju, et minul on 3 last ja ei saa öelda, et ma neist ühte või teist vähem armastaks kui teist, millegipärast ei olegi mu armastus jäänud nagu sama suureks, vaid armastus on ka nagu lõpmatuse selline see nii-öelda nagu väärtusega, et iga nagu erilise inimesega, kes su ellu tuleb, see armastus kasvab, kui sa neid oma ellu lubad. Võhmaga on samamoodi. Mida rohkem sa teda natukese kaupa nii-öelda nagu turgutad, seda rohkem seda su ellu tuleb. Seda rohkem seda rõõmu sa hakkad märkama. Mina võtaks isegi ta lihtsamaks. Ma arvan, et ta on ikkagi töö, et sa selles mõttes hoidma. Ma arvan, et on oluline nagu hoida, ta peab hoolt kandma. Ja see, et on normaalne, ta liigub, aga lihtsalt see on ka selline enese ületamise nagu koht ja samamoodi on see, et nagu see sama, mis õudselt hästi ongi see, et tihtipeale, kui ma tundun, ma ei saa, siis tihtipeale sa pead. Ja samamoodi ongi see, et kas seesama see mingi hambapesu on hea näide. No ma ei tea, ükskõik kui väsinud ma olen, no tegelikult ma ikkagi 1 minut elus ma saan midagi teha. Või samamoodi, ma ei tea, ongi see, ma ei tea, tead see kammimine lõpuks võtab 5 sekundit aega. Et isegi kui sa võtad nagu, inimesed, kes ma tean, inimesed, kes on lihtsalt sõltuvused viitsimisest. Ja nii kui ma ütlen, ma ei viitsi, siis mulle tundub, et asi võtab palju energiat ja aega. Aga kui ma hakkan ütlema, et no 5 sekundit ma jõuan, 10 sekundit ma jõuan, 1 minut mul on ja see on jälle see koos, kui ma ütlen, kui sul ei ole enda jaoks 1 minutit, siis ei ole elamist. Siis ei ole mõtet elada lihtsalt tegelikult, eks ju, et seetõttu nagu, et see võhm on ka nagu enese vastutus, et mulle tundub, et kogu sinu teema ongi, et see on ka selline põnev, et kahtepidi, et see, kui nahaga ja kehaga ja juustega on kehvasti, siis tegelikult see juba näitab, et tegelikult on juba ammu halvasti. Ja sellisel juhul see on juba sümptom või indikaator ja siis teistpidi on tegelikult see muutus tekib nahas jube kiiresti, kui sa hakkad täpselt, ma ei tea, kas sa vett hakkad jooma, ma ei tea, 3 päeva juba tekib mingi teine asi ja mis tähendab, et automaatselt, et kui ühelt poolt nagu hall olek on märk, et energiat on vähe ja teistpidi hakata nüüd teadlikult välimuse pärast asjadega tegelema, ootamatult toidab seda energiat kiiresti, et seetõttu nad just nagu on, ühelt poolt on see välimus just nagu lõpp-punkt ja teiselt poolt on ta nagu alguspunkt ja seetõttu minust on see nagu hästi ilu, just ongi see, mis me nagu koos teeme, on see, et need on nii seotud oma vahel. Ja tegelikult on jälle see koht, et jah, on suured teemad, aga tegelikult muutus tuleb käbe. Ja siin on võib-olla üks näide minuks on alati see, et mis on jälle see, et väike muutus, aga et miks on nagu vaja radikaalsust. Ja paljud inimesed, kes näiteks, ma ei tea, et pole harjunud vett jooma, vee joomine on nagu õpitav õppimine, nagu harjumus. Ja see on paljud inimesed, kes ei taha juua, sellepärast, et pissivad kiiresti. Ja tõuseb pissile ajab. Ja see mõte, miks sa pissid nii kiiresti, on sellepärast, see on nagu lillepott, mis on läbi kuivanud. Et tegelikult nagu vee pidamiseks on vaja vett. Et muld, mis on kuiv, ei pea vett ja meie keha on täpselt samamoodi ja seetõttu mina teen nagu seda, kui ma jooksen liiga tühjaks vees, saab 3 päeva aega, et tegelikult nagu nii-öelda rakud saaksid üldse selle veepidavuse uuesti tagasi. Ja seetõttu ma tean, et paljud inimesed on nii, et nad joovad 2 päeva vett ja kuna nad ei saa, nad peavad pissil kogu aeg käima, nad jätavad järgi, mis nad ei ületa seda 3 päeva ja kuna ta ei ole, no ma ei tea, aastaid joonud, võib-olla on 4 päeva, aga nad ei ületa seda ebamugavuspunkti. Ja see on jälle see koht, kus ma ütlen, on radikaalselt vaja nagu tammuda lihtsalt. Et mina ütlen selle peale, oota ära, otsusta nädala lõpus. Aga et ei teeks nagu neid hästi kiireid, nagu liiga kiireid otsuseid, kriitilisi otsuseid. Nagu, et vahel on ikkagi seda võhma, ongi sama asi, et mul jooksmiseks võhma ei ole üks päeva paha olla, no siis ma ei tea, siis selles mõttes, et kuidagi vaja piiri vahet seda, kui see on nagu ohtlik, aga tegelikult on see nii-öelda ebamugavuse ületamine. Tegelikult, et kui ma olen harjunud viletsuses olema, siis tundub igasugune uus asi halb. Viletsusest välja minemine on hästi ebamugav. Uue mugavuse kasvatamine on väga ebamugav. Ja see on see, kus on vaja tuge, kus on vaja julgustust, kus on vaja hoidmist ja armastust taaskord. Ja, ehk siis, kui sa praegu tegelikult tunned, et sa katsetad küll päris palju, aga päris heade tulemusteni ise ei jõua ja tunned, et midagi jääb kogu aeg puudu, siis ma arvan, et see rahu peegelpildiga programm on 7 nädalaga meie enda nii-öelda justkui sellise sinu vastutavana hoidmise abilistena täpselt see, kuhu tulla. Ja nii, et me jõuaksime siis jaksata ja proovida jaksata ja jõuda kaugemale paremasse kohta. Et ootame sind. Jah, ja mina ütlen seda pealt nagu luba endale seda, et see on nagu, ma arvan, täiesti nagu kingitus, et mõnes mõttes ongi, et mina ütleks selle peale, et kasuta meid, aga luba endale ennast armastamatult rohkem. Ja,
Paneme programmi info sulle siia alla ja esmaspäeval kohtume me taas siis kell 12:30 selliseks pisikeseks lõunapausiks. Räägime enesehoolduse süsteemist, millal me ennast kõige rohkem saboteerime ja mis on siis võib-olla need kohad, mis kõige lihtsamini unarusse jäävad ja mis nad tegelikult sellise endaga kaasa toovad. Et mis on see hind, mis sa jätad endaga mitte tegeledes nii-öelda, mis on see hind, mida sa maksad endaga mitte tegeledes, et ma ei ole kindel, et sa tegelikult seda hinda maksta tahad. Räägime esmaspäeval. tore, väga suur-suur aitäh kõigile ja ongi, et nii-öelda avastama nii-öelda seda motivatsiooni, aga siis muunda see ükskõik, mis motivatsioon on ikkagi armastuse jõuks ja siis saavad asjad juhtuda. suur-suur aitäh